Kas COVID oli pettus? Kas see ei olnud pettus? Kas see kõik oli välja mõeldud ja fabritseeritud? Miks see välja mõeldi ja fabritseeriti? Need on küsimused, millega ma arvan, et me kõik läheme hauda, kui me püüame aru saada, mis tegelikult juhtus. Kuidas valitsused suutsid nii paljusid meist nii paljudeks aastateks lukustada ja sundida meid laskma end vaktsineerida ainetega, millest me sõna otseses mõttes mitte midagi ei teadnud. Nüüd ma tean, kuidas enamik meie jälgijaid siin tunneb kõige suhtes, mis COVID-19 toimus. Ja ma pean ütlema, et ma olen teiega nõus, aga ma olen alati valvel, et mõista, mis tegelikult ja tõeliselt juhtus. Ja just sellepärast, kui ma avasin Exi ja leidsin selle pöörase raporti Tulsi Gabardi poolt, olin ma täiesti jahmunud. Sest nagu ta kirjutab, täna, minu viimasel päeval riikliku luuredirektorina, avaldan ma kunagi varem nägemata suhtlused ja dokumendid, mis paljastavad, kuidas Dr. Fauci andis miljoneid USA maksumaksja dollareid ohtliku funktsiooni suurendamise uurimistöö rahastamiseks Wuhani laboris, tehes koostööd politiseeritud osapooltega. Ma arvan, et see video võib lõpuks olla kõige lähemal sellele, kui palju me kunagi teada saame, mis tegelikult juhtus. Ja mina isiklikult tõesti tahaksin teada, nagu ma tean, et ilmselt ka sina tahaksid. Enne COVID-pandeemiat andis Dr. Fauci, olles riikliku allergia ja nakkushaiguste instituudi juht, miljoneid USA maksumaksja dollareid, et rahastada ohtliku funktsiooni suurendamise uuringut nahkhiirte koroonaviiruste kohta Wuhani viroloogia instituudis. Mire? Tere tulemast vastupanule, mina olen Meira Ka, teie saatejuht ja me püüame vastu astuda hulludele nagu Dr. Fauci. Nii et vajuta tellimisnupu, jaga seda videot või lülita märguanded sisse, et saaksid teada järgmise hullumeelse asja kohta, mis meie maailmas toimub, kui me üritame sellest koos aru saada. Tere tulemast, nüüd oled osa meie liikumisest ja meil on hea meel, et oled siin. Ja oi, see video läheb ikka päris hulluks, kas pole? Tööd, mida nüüd peetakse laialdaselt selle tahtmatu laborilekke allikaks, mis pandeemia vallandas. Nüüd, toetades president Trumpi maksimaalse läbipaistvuse mandaati, avaldan täna oma viimasel päeval riikliku luuredirektori ametis seni avaldamata kirjavahetuse ja dokumendid, mis paljastavad täpselt, kuidas Fauci tegi koostööd politiseeritud karjäärijuhtidega luurekogukonnas. Et varjata tõde tema tegude, viiruse laborilekke, päritolu ja tema rolli kohta USA rahastuse suunamises. Rahastades seda ohtlikku uurimistööd, mis põhjustas mõõtmatut kahju ja lugematuid inimelusid. Olgu enne, kui me süveneme sellesse, mida see tegelikult tähendab, leian ma väga huvitavana, et tead, alati on vasakpoolsed need, kes räägivad vandenõuteooriatest selle kohta, kuidas valitsus tegelikult kõike kontrollib ja nii edasi. Aga just vasakpoolsed armastasid COVIDit ja surusid seda pidevalt peale. See on midagi, mida peaksime meeles pidama. Nemad olid need, kes tõesti selle õnge läksid. Aga kui see, mida ta siin ütleb, ongi see, mis tegelikult juhtus, kui see mees oli kõige taga ja kõik valitsuses teadsid seda, siis see ei ole vandenõuteooria. See on tegelik tõde sellest, mis juhtus ja see on täiesti hullumeelne. Nüüd paljastavad need dokumendid Fauci otsese rolli COVID-19 puudutavate luurehinnangute mõjutamisel ja manipuleerimisel ning kuidas Fauci valetas kongressile 2024 aastal. Kui ta vande all eitas teadmisi või osalemist aruteludes luureametnikega viiruse uuringute teemal. Võin ma lihtsalt öelda ja ma ütlen seda ühe korra ja ütlen seda miljon korda veel, kui keegi valetab korra, tähendab see, et ta on ebausaldusväärne inimene. Ja kui nad on valmis kongressi ees valetama, tähendab see, et sa ei saa mitte midagi uskuda, mida nad ütlevad. Ma ei saa aru, miks see pole lihtsalt elementaarne teadmine, mida enamik inimesi teab. Üks vale tühistab 1000 tõde ja teeb sinust inimese, kes võib alati valetada. Saime tunnistusi ka mitmelt luurekogukonna vilepuhujalt, kes teatasid kättemaksust, kuna nad vaidlustasid luurekogukonna manipulatsiooni viiruse päritolu kohta käiva teabega. Mulle see ei meeldi. Mulle ei meeldi see. Mulle ei meeldi, kui inimesed, kes püüavad infot avalikustada, satuvad vastamisi nendega, kellel on rohkem võimu kui neil endil. Nii ei tohiks olla, kui see pole juba kõigile meist üsna ilmne. Jällegi ilmneb selge muster. Teisiti mõtlejate mahasurumine, kriitikute vaigistamine ja tõe matmine. Dr. Fauci lähedased suhted luurekogukonnaga võimaldasid tal võtta endale 3 võtmerolli, mis kaitsevad teda kontrolli eest.
Esiteks rahastas Dr Fauci ohtliku koroonaviiruse funktsioonivõimenduse uurimistööd, mis oli seotud suurte farmaatsiaettevõtetega ja nende püüdlustega universaalsete vaktsiinide poole, mille väärtus ulatub triljonite dollariteni. Teiseks oli Dr Fauci kulisside taga nõustaja, kes koos enda valitud niinimetatud ekspertidega survestas luurekogukonda toetama loomulikku, loomset päritoluteooriat, et varjata oma ohtliku funktsioonivõimenduse uurimistööd, mida ta rahastas maksumaksja rahaga. Kõik see oli teadlik katse tõde varjata ning suunata süü ja tähelepanu eemale Fauci enda tegudelt. Okei, nii et sa põhimõtteliselt ütled mulle, et sellel mehel on see labor, ta rahastab seda ja tema ongi vastutav sellise viiruse loomise eest. Ja siis ta räägib ning surub peale narratiivi, et see oli lihtsalt loomade tehtud viga. Kas ta on juba kinni pandud? Kas Fauci on juba kinni pandud? Kas Fauci on vanglas? Ei, ta ei ole vanglas. Ta ei ole vanglas. Ta ei ole vanglas. Kolmandaks sai Dr Fauci riigi pandeemia kommentaatoriks ning ta levitas avalikult valesid, väärinfot ja tsensuuri, kasutades selleks kõiki võimalikke platvorme. Nüüd, sadade ülevaadatud e-kirjade põhjal, mis on selles avalduses kaasatud, lähtus luurekogukond peaaegu alati Fauci soovitustest. Ta reklaamis petturlikku artiklit, mille avaldamisele ta ise kaasa aitas, kui usaldusväärset teavet, mida luurekogukond peaks arvesse võtma. Ma ei tea, kas sa oled tõesti vihane, aga millest ma praegu aru saan, kui ma seda vaatan ja võib-olla olen ma selle looga hiljaks jäänud, on see, et ma olin 2 aastat sisuliselt kinni, mul tekkisid terviseprobleemid, mis võivad kesta kogu ülejäänud elu. Sellest tobedast asjast, mida ma olin sunnitud endale süstima, sest üks mees tegi vea ja selle asemel, et seda tunnistada, üritas ta seda varjata. Kas seda kõik üritavadki mulle öelda, et koolid, lapsed, sotsialiseerumine, rahaline kokkuvarisemine, kõik, mis COVID järel juhtus, oli selle pärast, et üks mees tegi vea ja selle asemel, et julgust üles näidata ja seda tunnistada, üritas ta lihtsalt teeselda, et midagi pole juhtunud. Kas ma olen siis õigel järjel? Kas ma saan siin õigesti aru? Sest kui see ongi see, millest me aru saame, siis see tüdruk saab ikka väga vihaseks. Vanemanalüütik kiitis Dr Faucit mitte poliitikakujundajana, vaid nagu nad ütlesid, erapooletu teejuhina tõeliste koroonaviiruse ekspertideni, samal ajal teadlikult ignoreerides eksperte, kes võisid Fauci seisukohtadega mitte nõustuda. Kuid Fauci ei piirdunud sellega. Ta valetas jõhkralt kongressile vande all oma 2024 aasta tunnistuses esindajatekoja koroonapandeemia erikomisjonile, eitades, et ta oleks kunagi ühegi luureagentuuriga COVIDist rääkinud. Nüüd, kirjavahetus, mille ma täna avaldan, on otseses vastuolus tema vande all antud ütlustega. Nüüd oleme saanud mitmelt vilepuhujalt avaldusi, mis paljastavad, et need luureanalüütikud, kes julgesid kahtluse alla seada Dr Fauci COVIDi päritolu järeldused, seisid silmitsi kättemaksu ähvardustega, marginaliseerimisega ning paljud neist kannatasid karjääris tagasilööke. Sõna otseses mõttes teeb üks jälk, alatu inimene jälgi vea, mis iseenesest oleks andestatav, kui ta oleks lihtsalt tunnistanud ja tegi vea, oleks ta võib-olla andeks saanud või oleks veetnud mõnda aega vanglas. Ja selle asemel, et seda tunnistada ja käituda nii, nagu mees peaks, pani ta kogu maailma selle tagajärgede all kannatama. Inimesed kaotasid töö või nende karjäär sai kannatada, sest nad üritasid öelda, et siin on midagi valesti. Näiteks vallandati üks lepinguline töötaja vaid mõni päev pärast seda, kui ta astus ODNI-s üles vilepuhujana. Teine näide. Need, kes toetasid laborilekke hüpoteesi või avaldasid eriarvamust, said oma juhtidelt meeldetuletuse, et juhtkond otsustab, millised analüütikud saavad edutatud ja millised mitte. Sõnum oli selge, kas kuuletud või karistatakse sind. Maneemjuhid püüdsid ka vilepuhujaid diskrediteerida, eemaldades anonüümsuse, mis on vilepuhuja protsessis nõutav, kui nad oma kaebusi esitasid. Ja samuti nõudes, et nende juhid või advokaadid oleksid kohal ODNI koosolekutel, kus need vilepuhujad oma tunnistusi andsid, luues ilmselgelt hirmutava õhkkonna. COVID-pandeemia põhjustas tohutut raskust ja valu miljonitele meie kaasameeriklastele ning lugematutele inimestele üle kogu maailma. Nüüd, pärast aastaid kestnud valesid, tsensuuri ja varjamist, väärivad Ameerika inimesed läbipaistvust, tõde ja vastutust.
taktikad, mida kasutati tõe varjamiseks, on otse süvariigi käsiraamatust. Poliitiliselt motiveeritud omakasu teenivad juhid nagu Dr. Fauci varjasid omaenda õigusrikkumisi ja võimu kuritarvitusi, manipuleerisid luureandmetega, valetasid kongressile ning õõnestasid seaduslikult valitud presidenti, piirates tema juurdepääsu olulisele teabele, mida ta vajas riigi turvalisuse tagamiseks. On aeg, et sa teaksid tõde. Noh, kui sa lahkud, Tulsi, siis vähemalt tee seda suurejooneliselt. Issand küll, see on lihtsalt jälk. Tead, ma ütlen seda siin sageli. Asi pole ainult vaenlaste olemasolus, vaid selles, et valitsuses oleks inimesi, kes tegelikult hoolivad oma rahvast. Ja kui sul pole õigeid inimesi valitsuses, siis pole sellel mingit tähtsust. Pole tähtis, kui ebapädevad on sinu kurjad vaenlased. Sinu enda valitsus on see hävitav jõud, mis sind hävitab. Ja kui sul on sellised inimesed, kes on võimelised sellisel tasemel manipuleerima ja sellist hävingut põhjustama, siis pead endalt küsima, kuidas me saame tagada, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks. Aitäh, et pöörasite sellele küsimusele tähelepanu.